tere hommikust! Pole siin ammu vloginud, pole ammu näinud, aga mõtlesin, et siis selle tripi ajal teen väikse vlogi või mitu. Et tellisin siis endale takso, lähen kohe bussijaama, siis Tallinna, siis lendan Barcelonasse ja sealt edasi Santa Susannasse, sest et seal siis toimuvad Euroopa karikavõistlused. Et lähen neid vaatama, Reele ja Kertu võistlevad ja siis saab natukene ka niisama chillida, relaxida, natukene tööd teha, veidi teises keskkonnas. Ma loodan, et ilm on hea. Pakkisin võimalikult minimaalselt asju kaasa. See keeruline veidi oli, sest ma tean, et Santa Susannas on tihtipeale vaatad küll, et võiks nagu soe olla, aga tegelikult on külm, jahe, tuul. Et pigem nagu rõhusin siukse mugavuse peale ja et sai ka soojad riited kaasa võetud igaks juhuks, et külm ei hakkaks. Aga jah, takso peaks varsti jõudma ja näeme juba varsti. Lihtsam on rongile teha. Nii, jõudsime rongiga veidi lähemale ja päris mõnus ilm on. Päike paistab soe, päike paistab. Vaatame, kuidas siis edasi saab. Nonii, jõudsime kohale hotellis ja me siis tulime põhimõtteliselt lennujaamast Barcelonasse ja siis sealt rongiga poole maa peale kuhugile Santa Susanna poole ja saime tasuta, sellepärast et teil olid siin mingid jõhkrad elektrikatkestused ja siis neil süsteemid veel ei töötanud ilmselt ja edasi siis pidime tulema taksoga, võtsime siis 5 peale takso, et olin siis teiste eestlastega ühes pundis ja lõpuks jõudsime siis kohale ja näitan korraks, mis tuba mul siis on. Voodi, ei midagi erilist, aga täitsa okei. Nii, vannituba. Ja siin on rõdu ka. Ja nagu näete, siis väljas on mega ilus ilm, päike paistab. Saaks isegi päikest võtta veel praegu, ma arvan. Aga mina arvan, et ma lähen poodi, sest mul on kõht mega tühi. Ja vaatan, ja panen lühemad riided selga ja poodi. Nonii, Santa Susanna on siis selline pisikene kohakene suht. Et mõtlesingi, et peab siin plaani, et võib-olla iga päev kuhugile natukene eemale trippida rongiga. Et tegelikult andis mulle idee, aga päike on, soe on, mõnus on ja naudib siis. Lähen ruttu poodi, et tahaks midagi head värsket süüa. Ja siis täna, ma arvan, läheb veel mingile jalutuskäigule ja lihtsalt puhkab. Et selles hotellis ma olen ühe öö ja siis homme ma kolin teise hotelli Krista juurde ja seal olen siis ülejäänud aja. Ja lähme siis Lidlisse. No nii, Lidlist ostsin ma ainult pudeli vett ja ma lähen nüüd järgmise poodi. Nii, siin tundub vist veidi suurem pood olevat. No nii, mis ma siis ostsin? Ostsin endale salatilehti, tomatit, guacamole ja sinki. Ja nendest ma miksin endale siia, ostsin ühe toidukarbiga salati kokku, sest megasalati isu tuli. Ning siis võtsin need trühvliga galetid. Ma fännan igasuguseid galette ja trühvel, siis on kindla peale minek. Siis võtsin vett ja siis mingi siirojoogi,
kui juhul, kui mul tuleb näksimissisu või magusaisu, tahaks mõne magusampsu teha, siis mul on siin üks puding ja sugar free tarretis. Need kombineerida on ülihea kindlasti. Siis ma teen endale ühe näomaski täna. Võtsin mingi šampooni ja dušikeeli ka, sest siin ei olnud. Mul on sellest segadus. Mul on selline tunne, et ma olen ikka veel sellest lennureisist päris puhvis. Aga lähen siis hommikusööki sööma, pesin oma pea ära. Siin on nagu 2 varianti, kas on külm vesi või on kuum vesi, vahepealset ei ole. Aga see selleks, õnneks ma olen siin ainult 1 öö ja ilm on mega ilus. Mul on siit hotellist check out kell 11 ja siis ma ootan, kuna Krista vist tuleb, et saaks siis sinna hotellapartmenti minna. Aga lähen vaatan, mis siin hotellis siis hommikusöögiks pakutakse. Ma võtsin siis erinevat moodi muna, sest ma ei tea, kas see munapuder on hea. Kui ei ole, siis mul on keedumuna. Ja siis ma tegin endale ühe võiku. Võtsin kohvi. Seda saia ma ei taha. Natukene värsket ja hiljem lähen võtan puuvilju juurde. Sest taldrikust jäi osa söömata, aga võtsin uue kohvi, apelsin tuleb kaasa, natuke puuvilja, proovin need churrad ära, kui on head, siis söön, kui ei, siis söö ja natuke joogurtit ka, et eelmisest taldrikust jäi kõht veel tühjaks. No nii, tegin eelmisest hotellist check-out'i ja kõnnin siis teise hotelli, kus on siis meil Kristaga tuba võetud, et see on siis hotell apartment, saab ise süüa teha seal ilmselt ja siis peaksid varsti jõudma Kertu ja Reele ka siia, et jah, midagi, ilm on ilus, mõnus, veits tuuline on siin, aga noh, seda ei teada. Aga tundub nii udune kõik, nagu see kraan ja kõik on udune. Üllatav. Ja seda eestpoosi ei hoiagi kaua, on ju? Veidi. Ja veel ümber. Good. Täitsa on meelest täiesti mingi plank on. Veerand pööre. Ära, ilus oli. Ära. Kerli oma. Minu oma ja peale jooksu väike triit. Otsisime pool tundi kaerahelbeid või? Aga jah, leidsime. Ja siis siin on siis homme hommikuks ja lõunaks toit olemas. Kes lõpetab? Kes alustab?
oli ananassi ja on ju? Täiega hea küps. Mega. Munakollane kurat küps. Seil. Jalustama. Ma nii käisin siin just tüdrukute vormi üle vaatamas ja treener rahul, sest lihas on mõnusalt täis, süskar on toiminud, laadimine on toiminud ja nüüd siis on neil käsk puhata ja homme on võistluspäev. Aga mina mõtlesin, et lähen käin korra söömas, ma tegin siin enne pastat, aga ise veel ei söönud ja siis lähen vist jalutan ka korraks võistluspaika. Ja siis lähen jalutan võib-olla niisama ringi, et natukene veel samme ja aktiivsust ja õhtul ilmselt arvuti taga veidi tööd teha. Ja nii see päev siin meil kulgeb. To the rear. Face to the judges. Ootaks üks tegin juba abekat. Ai, siis näitab oma rida nii. Igas proteiininänni müüdi, ma võtsin proteiinijäätise ja see on siis pistaatsia maitseline. Lähen jalutan vist lihtsalt ja naudin oma jäätist. ¿Otra crepe? Sí, de Nutella, por favor. ¿De Nutella? ¿Qué, perdón? See pidi midagi väga. Ta on eluaeg. Vaatasin ta hääle. Krista hakkas tööle siis nüüd öö läbi. Meisserdab siin naisi ilusaks. Kas nagu on valmis? Jaa, valmis. Näita selja tagant. Väga ilus. Nii, tere hommikust. Täna on siis reede ja täna ongi siis võistluspäev. Mina magasin päris hästi, et vahepeal öösel nägin Reele lukki ka, et väga äge soeng on, natukene teistmoodi. Ja et ma ööbin siis Kristaga, kes siis tegi talle meegi ja soengu, et Krista on parim. Ja ühesõnaga vaatasin veel viimasel hetkel running orderit, sellepärast et juuniorid tõsteti ette ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki Mastersid ka muudeti ära, aga Mastersid on ikka nagu teises plokis esimesed, ehk siis Reele võistleb nii Mastersites kui ka naiste kategoorias. Ja ühesõnaga mina tulin siia oma samme tegema, et kogub need sammud ära, siis on linnuke kirjas ja saab rahulikult minna kõigepealt siis putru tegema, putru sööma ja siis juba ilmselt võistluspaika. Ilmselt tuleb väga pikk päev ja sest eile läks ka vist minu teada kella 11-ni. Et ma loodan, et me saame ikkagi tüdrukutega minna ka välja tähistama hooaja lõppu. Kui ei saa, siis homme on ka meil aega seda teha. Aga muidu vaatasin, et siin need toidukohad on päris mitmed kella 1 lahti, et lootust on. Aga ma kõnnitsin edasi ja ilm on täitsa mõnus, kuigi täna vist lõunas lubab vihma. Ja üks siis veel, et mul ilmselt sõbranna jõuab ka täna siia, et ta lihtsalt, tegelikult ma kutsusin teda alguses juba kaasa, aga siis ta nagu ütles, et ei saa tööasjade pärast
ja siis siin üks päev nagu ütles, et kõnnib seal Eestis ja mõtleb, et ei taha seal enam olla ja mõtles, et tegelikult saab tööasjad ümber sättida küll ja ostis pileti siia ja eile bookis mingi majutuse ka ära meie lähedale ja tuleb veidakasti meiega natukene aega, et homme me plaanime minna kõik neljakesi siis Barcelonasse siit rongiga tripime. Palmipuud on väga ilusad. Valmis, krimm peal, meik olemas, soeng olemas. Kertu läheb ilmselt. Kui nagu kergem hakkas on krimm peal, aga ma ei tea, mis seisus. Mul hakkas juba endal ka nagu väike pabin tuli sisse, vaata. Siin nägis mingid järjekorda seal ja siis ta kas jõuad. Aga tegelikult ilusasti. Aga no ikka tekib see ärevus. Ma arvan, et pumpama hakkame siis, kui autasistamine hakkab. Enne ei ole mõtet, on ju? Bikiinid panen ikka praegu, sest äkki võtan dressipulina äkki euro. Võid panna küll ära juba, jah? Või vähemalt selle võib-olla midagi lihtsam. Ma paneks juba bikiiniga ära. Okei, ma panen. Küüned peale, väike maniküür. Väike kiire maniküür. Osib siin juba kummikomme, kes see on? Varsti on Reele kord. Vihma veel sajab ikka või? Mega hea lõhnaga. Vaatagi nunnud villased sokid. Is for her, not for me. Yeah, it's true. A quarter turn to the right. A quarter turn to the right. No nii, Reele sai semifinaali. Jei! Varsti saab jälle lavale minna. Aga jah, tein sulle vett. Veerempööre. Õlg üles. Viib finaali või? See. Reele valmistub enda teiseks tiiruks, semifinaaliks. Läheb lendu. Ette ka. Õlg mõnusalt täis. Siis töötab. Töötab. Messi töötab ja kummikomm. Turn to the rear. A quarter turn to the right. Face front.
poolfinaal tehtud, pidid kaua hoidma vist onju? Jaa, pidi jalad väsivad. Ja siis ma ka mõtlen, et ma ei tea, ma peaks treenima seda. Seda hoidmist just onju, et tekkis see värin sisse onju. Aga siis tulebki kokku võtta korraks ja siis puhata vaata. Ja võib-olla seal tagarivis jah, nagu kui see võrdlused on, siis nagu ei saa väga maks pingutada võib-olla. Ja. Et tuleb hoida ennast selleks, kui nagu võrdlused on, aga sul oli väga ilusasti hoidsid seal ka ja super. On ja mega tubli, ma olen täiega uhke nagu. No nii, mul läks kõht tühjaks ja kuna siin Lidlis on nii halb valik, siis ma mõtlesin, et ma tulen siia. Et võtan mingi räpi või vaatan, sest tahaks sooja toitu. Ja midagi paremat ei olnud valikus. Kuna räppe siin ei olnud, siis võtsin eine. Aga kõht on lihtsalt mega tühi ja okei, tahtsin sooja toitu. No nii, Reelega valmistume siis teiseks kategooriaks, naiste kategooria, pikkus kuni 160. Tuhar ka punni. Vähemalt on ilus tuhar, ei ole kottis-löttis. Ikka trimmis tuhar. Muudkui paneme läiget juurde ja juurde ja juurde. Tuleb see ärama lüüa. Turn to the rear. Face front. Oli raske, onju? Jalg hakkas natuke värisema küll, onju? Aga no ilus oli. Päris töö ikka, mis peab ära tegema, onju. Kertu, sina oled järgmine. Ei näha oli, et sa tulid, nautisid vaata ja täiega ja ootame siis. Kertu nüüd maiustab. Kertu kord riisigalett ja banaan. Ja Reelel on siis tehtud. Poolfinaal tehtud, finaali ei saanud. Aga elamus ja kogemus ja Reele saab nüüd maiustama hakata. Ja mega vinged vormid ja et uhked oleme ikka. Kingad jalas. Väike trenn. See Kertule enne ütlesin, et Kerli ikka oskab. Et ilus kann on, ei saa mitte midagi halba öelda. Ja, just. Fiksime krimmi. Kell on 9:30 ja me ootame. Aga õnneks väga palju ei ole oodata enam, aga siin on nagu näha, et tühjus. Pikkade võlu, pikaks olemise võlu saab kõige viimasena lavale. Ja me hoiame nüüd nagu fingers crossed, et me jõuame kuhugile sööma ka ja tähistama ja peenikest jooma. Vaatame. Rivi on pikk vist ja rahvast on palju.
Ladies and gentlemen, left to right, Kertu Kirhasto, Janne Baxeler. Down to the rear. Quarter to the right. In the front. Thank you, ladies. Step back in line. This was the fourth group and now the fifth and last group of 5 athletes. Lõpuks said lavale ja kuidas oli, pidi päeva nägema? Aga seda näha ei olnud selles mõttes ja. Aga väga ilus olid, väga ilus. Ootame poolfinaalide numbreid. Nii, võistlused on tehtud, tüdrukud tulevad ka. Liis jõudis ka lõpuks siia Santa Susannasse, et ma juba ühes klipis rääkisin, kuidas sa ekspront mõtlesid, et tuled siia. Ja kuidas reis kulges? 12 tundi. Kõik läks metsa, mis sai. Ei ole hullu. Pole hullu, ellu jäi. Ja mis seal ikka, et siis vaatame nüüd, siis saab kuhugile sööma minna. Et kahjuks Kertu semifinaali ei saanud, mis oli minu jaoks üllatav, sest vorm oli mega hea, esitus oli mega hea. Aga eks võib-olla saab mingit tagasisidet kohtunikelt. Oli küll väga ilus. Ja. Aga jah, ei tea, ikka siis sööme ja joome veini ja naudime õhtut. Vaatame, et saame kuhugile laua. Nii, näljased võistlejad. No nii. Teeme siis cheers. Väga tubli töö tehtud. Burrata, krevetid, burger, kalmaarirõngad, krevetid, burger, head isu! Hommikusöök. Ja täna tõotab tulla ilus päev. Ja meil on siis plaan kõigepealt suunduda minu lemmiktoidu kohta Mereäände sööma ja siis vahepeale jääb see kirik. Vaatame seda. Ja siis sedasi tea. Siis toidu kohta, kuhu me tahame sööma minna. Ja siin on järjekord. Aga kõht läheb tühjaks, siis saab sealt apelsini puu otsast.
nii, tulime jäätiseid võtma, tellimus. Seda saab sinna esitada. Ja siin on jäätistele isegi kaloraasid välja toodud 100 grammi kohta. Tüdrukud ei tahtnud teada. Kertu maitseb juba. Kuidas on? Ülihea, jah? Nii, ja Liisu? On jah? Meie ootame Reelega. Siin on huvitav süsteem, et tellid siit, kirjutad enda nime ja siis kui on valmis, siis saab kätte. Jah. Mina võtsin kohvi, tiramisu, vanilja ja pistaatsia. Yes. Thank you. Pilgustas silma. Päriselt või? Ma vaatasin veel otsa just. Sangriast, ma arvan, jääb meil puudu. Yay! Mis me ootame? Peaks vahvli. Thank you. Thank you very much. Hi. Ya sé por qué lo hace mal. Thank you very much. Enjoy. No naudime siis. Naudime siis Bali restorani. Lõpuks sööme siis paellat. Mereni paellat tellisime. Ja viimane päev on, et öösel taksoga kell 3 lipime siit lennujaama ja 6.20 on lend. Et naudime veel viimast päeva siin Santa Susanas Liisuga. Nii naised käisid poes, ostsid saia. Kõik peab olema tasakaalus. Valgu pudingut, puuvilja, ananassid ja apelsinid on siin mega head. Liis võib kohvi. Me jäime tegelikult paduvihma kätte. Väljas on äiksetorm. Ja naudime.